Ja kokku on meil 11 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on ERR-i sõltumatus. Martin Helme, palun. Aitäh. Ma arvan, et meil on ühiskondlik debatt natuke viltu läinud seoses ERR-iga. Et kui siin isadepäeval ERR tegeles järjekordse ühiskonna sidusust lõhkuva ja ühiskonnale normaalsusest siis provokatsiooniga normaalsust hävitava saateosaga, kus Hommik Anuga siis presenteeriti meile kahte samasoolist isikut, kes on ostnud Eesti seaduste kohaselt keelatud tegevus, ostnud endale lapsed. Ja seda siis näidati meile kui mingisugust ilusat isadepäeva ideaali, siis loomulikult kutsus esile ägeda reaktsiooni normaalsete inimeste poolt ja ka EKRE esitas eelnõu ERR-i erastamiseks. Ja kahjuks on see vestlus või arutelu kuskile mujale nihkunud, et selle asemel rääkida sellest probleemist, mis meil toimub siin, ebanormaalsuse propageerimine ja normaliseerimine ERR-is, on siis mindud tsenseerima ja tühistama ERR-i nõukogu esimeest. Nüüd mina tema suur apologeet ei ole, aga ma pean seda täiesti skandaalseks ja muidugi paljastab see liberaalide kahepalgelisust. Et rünnanud on teda, loomulikult peaminister ise ründas nõukogu esimest, Margus Tsahkna teie valitsuse minister, Liisa Pakosta teie valitsuse minister ja Heidi Purga, mis on minu meelest eriti kurioosne, sellepärast et veel 15. oktoobril, kui ma Heidi Purgalt küsisin siin samas saalis, mida ta kavatseb ette võtta pornoshow'd näidanud siis Eesti Rahva Muuseumiga, kus minu meelest ka igal juhul rikuti head maitset ja ka Eesti Rahva Muuseumi enda põhikirja ja Eesti Rahva Muuseum on muuseumi otsealluvuses, siis ta ütles, et ei, tema ei kavatse sekkuda, see on lausa kole lugu, kui niimoodi sekkutakse ja avaldatakse survet. Aga nüüd ta küll kavatseb sekkuda, et tema on lausa nõudnud seletuskirja ERR-i nõukogult, mis on eriti naljakas, sest et samal ajal räägite nii teie kui kõik teised sellest, et ERR on sõltumatu. Et ma tahaks aru saada, et kas te mõistate, et see nii-öelda 0,%-ga või 1-2%-ga partei, kes teil koalitsioonis on ja teie ise, et teie ei ole sellel positsioonil, kus te nõuate aru ERR-ilt, samal ajal pidades kõnesid sõltumatusest? Härra peaminister, palun. Jaa, Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, hea küsija. Nagu ikka siin küsimuses on nüüd jälle sellist mitu asja koos, et kõigepealt siiski meenutan, et Eesti on põhiseaduslik riik. Põhiseadus ei ole teab mis keeruline. Selle läbilugemine on kõigile võimalik kättesaadav. Ja põhiseadus ütleb seda, et seaduse ees on kõik võrdsed, kedagi ei diskrimineerita rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu. Samuti varaliste või sotsiaalse seisundi muude asjaolude tõttu. See on väga oluline lähtepunkt, kui me hakkame arutama, et Eesti on põhiseaduslik riik, sellele on kõik rajatud. Teiseks, mina jään selle juurde, ma saan aru, et meie vaated ERR-ile ja ERR-i sõltumatusele on erinevad, aga ERR on sõltumatu. Ja seadus kaitseb ERR-i ja ei luba kellegil, ka muuhulgas valitsusel, sekkuda ERR-i töösse ja juhtimisse. ERR-i ehk Rahvusringhäälingu olemus ei ole siiski pelgalt infokanal. Me oleme asutanud Rahvusringhäälingu seaduse alusel ja just selleks, et edendada neid samu põhiseaduslikke eesmärke. Demokraatiat, kaitsta vaba sõna, kajastada kogu Eestis toimuvat ja mitte ainult siis osade inimeste vaateid, rõõmusid, vaid muresid, vaid ikkagi kogu Eestit. Ja Rahvusringhäälingu seadus ütleb muuhulgas, et Rahvusringhäälingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule, väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, aidata kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele. Ja nüüd tuginedes eelpool kirjeldatule ehk nii-öelda põhiseadusele, ringhäälingu seadusele, me ei saa kuidagi tühistada osasid perekondasid Eestist. Ehkki ma saan aru, et teie sõnum see on, et seda tuleks teha. Nüüd teine väide, mida te esitasite, mis puudutab isikut või rolli. Te ütlete, et ei hinda Rein Veidemanni kõrgelt, ju mina hindan kõrgemalt. Mina ütlen, et hoolimata sellest, et Rein Veidemann ütles midagi sellist,
mis minu meelest ei ole midagi sellist, millega me saame olla põhiseaduslikest väärtustest lähtuvalt nõus, ei arva ma, et inimesed peaks tühistama. Ma arvan, et ERR-i nõukogul on teatav ülesanne tagada ERR-i sõltumatus ja vastavus põhiseaduslikele väärtustele. Seda mina ootangi ERR-i nõukogult ja nõukogu esimehelt. Need sõnad, ma hiljem võib-olla jõuan need ka tsiteerida, mis puudutavad väärtusruumi ja sellesama väärtuskonflikti algust. Selle kohta on kirjutanud ka pikemalt Raul Rebane, kes kirjeldab, mis on ERR-i nõukogu ülesanne ja mis on tegelikult see roll. Ja ma hiljem hea meelega seda kõike teile ka jagan. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No see on muidugi selline hõrk orwellism, millega me praegu siin saime üle valatud, et teie ministrid Tsahkna, Pakosta, Purga, teie erakonnakaaslane nõukogus nõuavad nõukogu esimehe tühistamist ja tsenseerimist, sest et ta väljendas kogematasel kombel seisukohti, mis ei ole nii-öelda partei tõega kooskõlas. Ja siis te räägite mulle siin midagi sõnavabadusest ja sellest, kuidas meie väärtusruum. Mina selle väärtusruumi kohta tahaks eraldi täpsustavat küsimust tahaks teha küll, aga ma ennem seda juhin tähelepanu, et Pakosta ütleb sellise geniaalse lause ka orwellismi, et meie väärtusruum on lihtne. Lapsi tuleb hoida ja kaitsta kõige kurja eest. Nüüd selleks, et lapsi hoida ja kaitsta kõige kurja eest, on Eestis keelatud kriminaalkaristuse ähvardusega keelatud laste ost. Ja vot seda laste ostu demonstreeriti kui midagi ilusat, head ja toredat isadepäeval ERR-is. See oli see, mida meile tehti, see oli see provokatsioon ja ühiskonna sidususe lõhkumine, millest te siin ka rääkisite. Ja meie tahamegi kaitsta kõige kurja eest. Ja see ei ole normaalne, mida tehakse ja see ei ole normaalne, et seda näidatakse kui midagi ilusat. Aga ma loeks teile ette siis ERR-i seadusest ühe lõigukese paragrahv 4 lõik 2, mis ütleb meile niimoodi, et need saated peavad väärtustama Eesti riigi rahvuse kestmist ja tagamist ning osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja Eesti rahvuse püsimist. Tähendab, laste ost ohustab Eesti riigi rahvuse püsimist. Iibekriis on meil reaalne asi. 2 meest ei saa saada lapsi muul moel kui kriminaalselt ostes neid. See on ERR-i seaduse rikkumine, mida see saade endast kujutas. Aga nüüd lihtne küsimus, et kas teie arvates on ERR-i roll ja kas see on Reformierakonna väärtusruum propageerida lastevastast kriminaalkuritegevust ERR-i saadetes? Ja, aitäh, hea küsija. Eestis on asendusemadus, kui te selle kohta küsite, keelatud. 20 aastat pole karistusseadustikuga sellega rikutud. Kuid Eesti ei ole kindlasti isoleeritud riik teiste keskel. Et kui meie kodanikud soovivad riikides, kus on lubatud seda kasutada, siis on iga inimese otsus ja riik sellesse ei sekku. Ja teistes riikides selle kasutamine ei ole Eestis karistatav, seda te võiksite juba teada. Nüüd tulles ikkagi selle väärtusruumi juurde tagasi, mis on ju olemuselt põhine debati teema, et mida siis ERR-i nõukogu esimehe positsioonilt öeldi. Öeldi, et väga sobimatu on see saade sellesse väärtusruumi, milles võeti positsioon, et enamus eestlasi elame. Samamoodi võeti hoiak, et enamus isadest on paari suhtes traditsioonilisel viisil, palju küsimusi, hoolt laste suhtes saab väljendada ilma meeste omavahelises paari suhtes olemise kaudu ja nii edasi. Sellest see väärtuskonflikt tegelikult ju algas. Ja see debatt käib selle üle, mida ma ka kirjeldasin põhiseadusesse kirjutatud väärtuste üle. Ja nüüd ma tsiteerin teile ka Raul Rebast, kes siis eksperdina ERR-i nõukogu liikmena on öelnud, tsitaadi algus: Rein Veidemann tegi valesti ja viga ei ole mitte selles, et avaldas isiklikku arvamust, mis sobib või ei sobi pühapäeva hommikul meie kultuuriruumi. See oli tema võimalus, aga mitte roll. Peamine probleem on selles, et Rein Veidemann ja Ringhäälingu nõukogu tervikuna, ka mina, ei täitnud oma põhiülesannet. Meie ülesanne ei ole rünnata ühte saadet või saatejuhti. Meie ülesanne on aidata luua ERR-ile tervikuna võimalusi oma ülesannete täitmiseks. Rein jättis kasutamata võimaluse ERR-i avalikult kaitsta. See on andnud vale sõnumi. Ringhäälingu nõukogu liikmena saan siin öelda isikliku seisukoha.
Iga saade ja saatejuht on loomulikult kritiseeritav, aga kui asetatakse kahtluse alla ERR-i ajalooline, kultuuriline, informeeriv roll meie riigi tähtsama infosüsteemina, siis läheb võitluseks. Ja mitte sõnamalakaga ja oletades nagu praegu, vaid professionaalsete argumentidega. Tsitaadi lõpp. Nüüd sellele väljaütlemistele on järgnenud ERR-i töötajate ja juhatuse kohtumine, mille järel kinnitas siis ERR-i juhatus pärast siis ERR-i töötajatega kohtumist, et ERR seisab jätkuvalt toimetuse vabade valikute eest ja toetab ERR-i programmide mitmekesisust. Juhatuse esindajad kinnitasid ka koosolekul, et Hommik Anuga saate käsitlus oli kooskõlas ERR-i põhimõtetega ja heade tavadega ja toimetustel on ajakirjanduslik vabadus teemade käsitlemise saatekülaste valikul. See ongi see, mida tuleb kaitsta. Ja ma saan aru, et teie ettekujutus on ERR laiali saata, sellega ma ka loomulikult ei ole nõus. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Varro Vooglaid. Palun. Ja suur tänu. No esiteks olgem täpsed, tehtud ettepanek on ERR erastada, mitte niivõrd laiali saata. Just nagu vist valitsuse liikmetegi seas on neid, kes sooviks näiteks Eesti Raudtee erastada, Omnivat erastada, mitte laiali saata. On kaks erinevat asja siiski, olgem ausad. Aga nüüd, mis puudutab seda küsimust laiemalt, siis kõigepealt ma ütleks teile, et olukorras, kus valitsuskoalitsiooni toetus on pikemat aega kusagil 12% piiri juures, rääkides kodanikest, kellel üleüldse on parteiline eelistus, kui me võtame kõiki kodanike arvesse, siis kindlasti alla 10% juba. Mina teie asemel jätaks kasutamata selle võimaluse rääkida, kas keegi on või ei ole sobilik oma ametikohale. Teie olete sisuliselt täielikult minetanud demokraatliku mandaadi ja te peaksite ise esimesena iseendalt küsima, kas teil on sobilik jätkata peaministri ametikohal. Ja ma tean, te kirjutate selle üles märkmeid formaalselt, teil on mandaat olemas, see on valimistel saadud, aga sisuliselt olete te selle mandaadi ammu minetanud. Nii et kõigepealt vaadake peeglisse, küsige endalt seda küsimust, mitte ärge pommitage teisi selliste küsimustega. Nüüd ERR-i nõukogu liikmena mina pean ütlema, et see, mida teie olete teinud, öeldes, et ERR-i nõukogu esimees peaks kaaluma oma sobilikkust oma ametis jätkamiseks. Välisminister on öelnud otse, et ta on sobimatu selle koha peale ja ka kultuuriminister on andnud väga selge indikatsiooni, et nõukogu peaks kaaluma nõukogu esimehe tagasikutsumist. Vot see on nüüd tõeliselt sobimatu käitumine. See on nüüd selge sekkumine ERR-i sõltumatusse ja tegelikult reaalselt teie peaministrina ja välisminister ja kultuuriminister on need, kes on käitunud kohatult ja peaksid tegelikult vabandust paluma. Kas vastasel juhul tekib küsimus, kas te järgmiseks hakkate ütlema näiteks sellist asja, et Priit Hõbemägi peaks hindama oma sobilikkust Postimehe peatoimetaja ametikohale, kui ta on midagi kriitilist näiteks valitsuse või Reformierakonna kohta kirjutanud või väljendanud ideoloogiliselt seisukohti, mis on teile ebameeldivad. Hakkate selliseid sõnumeid saatma või Delfi peatoimetaja peaks hindama oma sobilikkust oma ametikohale. Peaminister annab selliseid sõnumeid. Nii et kas te tahate äkki kasutada võimalust vabandada selle eest, et olete sellisel viisil Veidemanni survestanud, tema põhiseaduslikku õigust sõnavabadusele üritanud maha suruda ja survestanud ka nõukogu tagandama esimeest? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, hea küsija. ERR-i teemal sobivad ilmselt käiku kõik argumendid, nagu ma näen. Et kõigepealt olgu mulle, ütleme, et armuline see ajastu, aga ütleme nii, et EKRE toetus sellele valitsusele ja teie toetus pole ma muidugi ka kordagi näinud. Nii et teie selline hoogne paigalmarss sellel teemal, kuidas valitsuse toetus on vähenenud, no ilmselt mitte teie tõttu ja teie osaga. Et me jääme teiega alati erineval lehel, ärme selle pärast muretse. Seda esiteks. Teiseks, olenemata rollist, ametikohast ja sellest, kas see on parasti populaarne, tuleb põhiseadust kaitsta. Ma arvan, et see on päris oluline. Ma arvan, et te võiksite ka sellele mõelda. Kui põhiseadus ütleb, et kõik on võrdsed ja kedagi diskrimineerita, siis seda tuleb kaitsta. Ja mul on kahju, kui see ununeb ära. Isegi kui see sobib päevapoliitilisse argumenti. Mul on väga kahju, et te selle unustate. Nüüd kriitika puhul. Kui te ei ole varem tähele pannud, siis mina ütlen ja ma kordan seda, see, et keegi on valitsuse suhtes kriitiline, ei tähenda, et ta ametisse ei sobiks. See on sügav eksiarvamus. See võib olla EKRE puhul nii, teie ettekujutus, kuidas valitsus peaks toimima. Võib-olla sellele laiemale EKRE-ikele, millele tooni annate, et kriitikut tuleb ametist vabastada. Minu hinnangul on ERR-il täielik sõltumatus olla nii poolt kui vastu kriitiline. Nad on vabad oma toimetamistes. Ja kui ERR-i nõukogu esimees
võtab vastuollu minna või vähemalt annab sellise väärtuskonflikti lause. Ja veel kord, ma hästi oluliseks pean seda, et me lahutame inimese sellest debatist ära. Ma räägin nõukogu esimehe rollist praegu. Kui nõukogust antakse sama sõnum, et mõned sobivad ja mõned ei sobi sellesse väärtusruumi, mis ei ole kooskõlas põhiseadusliku vaimuga, siis ma arvan, et seda tuleb kaitsta. Aga see ei ole mitte sellepärast, et kriitiline. Ma arvan, et ERR on üsna valitsuskriitiline. Ma arvan, et nad leiavad, nagu teiegi olete märganud, nagu ma kuluaarivestlustes leian, alati sobival hetkel üles Reinsalu, kes vastab kõigile sobivatele küsimustele. Kindlasti ei leia nad valitsusliiget ühegi positiivse uudise puhul. Aga nii see kord on. Sellega tuleb elada ja see ongi ERR-i õigus, toimetuslik sõltumatus olla kriitiline. Ja seda tulebki kaitsta, see on põhiseaduslik väärtus. Ma saan aru, et teie ettekujutus on, et peaks olema niimoodi, et need, kes on konformsed täpselt samasuguses ruumis, et need siis jätkaksid ametis. See ei ole nii. Aga see, mille üle praegu debatt käib täpselt selle üle, kas Eestis on sobimatuid perekondi Eesti ruumi. Mina väidan, et ei ole. Ja vot selle üle meil debatt tegelikult käib. Ja ma kutsun üles kõiki tegelikult mõtlema sellele, et Eestis oleks vaja rohkem sallivust, üksteise mõistmist, mitte üksteise äratõukamist. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me edasi läheme, on käsi püsti Varro Vooglaid, et teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ja suur tänu teile. Ja ma ei taha kuritarvitada seda õigust, aga ma arvan, et kuna me räägime kolmandast isikust, kes siin saalis ei viibi ja kes ennast ise kaitsta ei saa, siis mul on ka protseduuriliselt kohane öelda, et lihtsalt osutus, nagu Rein Veidemann oleks öelnud, kes sobib ja kes ei sobi Eesti kultuuriruumi, on vale. Ta ei ole sellist asja öelnud. Ta ütles, et see konkreetne saatelõik isade päeval ei sobinud ETV eetrisse. Nii et ma arvan, et protokolli huvides ja Rein Veidemanni õiguste huvides on kohane see märkus. Aitäh, aga ma ei saa seda kuidagi lugeda protseduuriliseks küsimuseks, et ta lihtsalt ei liigitu selle alla mitte kuidagi.